Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina ise olin Üfuga vahetusõpilane Belgias ja täna on minuga siin külaliseks vahetusema Evelin Parv. Tere! Evelini pere avas möödunud sügisel uksed ja oma kodu Jaapani neiule Fuvale. Lisaks Jaapani vahetusõpilasele kasvab Evelini peres veel 2 last. Ja Evelini pere elab ja toimetab Kose vallas ja seal käib Fuvaga koolis. Evelin töötab kommunikatsiooni ja projekti juhtimise spetsialistina Eesti Tööandjate Keskliidus. Mõned märksõnad, millest me siin saates veel räägime, on see, et Evelin oli näiteks eelmisel aastal Eesti Integratsiooni Sihtasutuse keelesõbra programmis keelementor ja ta oli seal keelementoriks emakeelena vene keelt kõnelevale naisele. Ja sealt tegi ta väga huvitavaid järeldusi ja leidis mõtteid, mis sobituvad hästi ka vahetusemaks olemisega võrdlusesse. Räägime kindlasti sellest saate teises pooles. Ja alguses kõigepealt räägime siis sellest, kuidas on olla vahetusema. Miks peaks keegi talve pärast Eestisse kolima? Kuidas üldse on see Jaapani kultuuri vastu võetud Kose vallas ja kuidas on eesti keelt õppida ja nii edasi kõigest, mis meil jutuks tuleb. Ühesõnaga, tere Evelin, mul on väga hea meel, et sa minuga siia istuma vestlema jõudsid. Kõigepealt palun räägi natuke mulle ja kuulajatele enda Eesti perest, kui suur see on, kus te elate, kuidas siiani teie argipäev välja näinud on? Me oleme üks tore ja aktiivne ja normaalne Eesti pere, nagu ikka isa, ema, 2 last, nüüd on 3 last. Meie peres kasvab 9-aastane Sten Silver, 15-aastane Helin-Mari ja sellest aastast siis ka 16-aastane Fuva. Ja elame juba 9. aastat maal. Otsustasime, et tahame linnamelust eemale saada, natuke peale tööd, kooli, ka rahu ja vaikust ja oleks sellist õhku ja vabadust ja ruumi meie ümber. Ja selleks, et oma igapäevaellu natukene sellist vürtsi või särtsu juurde tuua, et meie peres ei ole lemmikloomi, meil on lemmiklinnud. Meil on 6 erinevat tõukana, 1 kukekene seal juures ja need on üks hästi selline tore element, mis Fuva ka välja toob, et miks meil on natukene teistmoodi, et kui teistel on võib-olla kutsud, kiisud, rotud, kes iganes, siis meil on kanad. Ja ma küsin kohe, et need kanad, et kas te käitute nendega nagu koertega, et nad jooksevad toas ringi või neil on oma mingi aedik ja oma koht? Neil on täiesti oma aedik ja oma luksuskorter nii-öelda. Kõik vigurid ja vidinad sinna juurde, aga kui ilmad on ilusad, siis nad ikkagi jooksevad meil mööda õue ka ja lapsed mängivad ja saavad neid sülle võtta ja paitada, et selline natukene rohkem maaelu elementi ka seal juures. Okei, see tundub mulle ka natuke eksootilisena, mitte ainult Fuvale, ma arvan. Nii et väga äge. Küsin nüüd järgmiseks seda, et kuidas ja millal tuli mõte üldse, et võiks hakata vahetuspereks? See mõte tekkis või äratundmine tegelikult tekkis 2 aastat tagasi, kui ma nägin juhuslikult ühe toreda Jaapani neiu üleskutset ja otsingut vahetusvanematele ja mul tekkis siiras äratundmine, et see on minu laps teisest maailma otsast teiste vanemate poolt kasvatatud ja näitasin seda kohe oma abikaasale ja lastele ja nende poolt oli ka, et muidugi, see on nii tore laps, meie võtame tema endale, kui tema tahab meie juurde ainult tulla. Kui me siis natukene siiski võtsime aega, et mõelda läbi praktilisem pool, et tõesti, et kuidas kedagi majutada, mahutada, leida igal ühel oma ruum, siis kuna meil oli just maja juurdeehitus pooleli ja pidasime oluliseks ka seda, et tõesti iga laps saaks vajadusel ukse kinni panna, rahulikult magada, õppida, mis iganes oma toas teha ja teismeliste eas me teame, et see on eriti oluline, siis otsustasime, et lükkame selle otsuse siiski natuke edasi, valusa südamega
aga kui eelmisel aastal siis kooli poolt saabus postkasti kiri, et Jufu otsib taaskord vahetusvanemaid ja neil on palju toredaid noori, kes kodu otsivad, siis võtsime kas äkki nädala pärast sellest infotunnist osa, samal ajal ise seda juurdeehitust nii-öelda nokitsedes seal, kas me siis ei mäletagi täpselt, mis me tegime, aga igal juhul ehitasime. Ja pärast seda infotundi oli meil otsus olemas, et meie lähme kandideerime, tegime avalduse. Mõne päeva pärast oldi meie avaldus üle vaadatud ja öeldi, et võite tulla küll, et hakkame siin edasi toimetama. Aga juba sa ütlesid, et 2 aastat tagasi te tegelikult valisite juba lapse välja. Kas te saite selle sama lapse või keegi? Ei saanud seda sama last ja tegelikult selles mõttes ei valinud, et see video oli Facebookis ja nägin seda seal juhuslikult, et võib-olla sellest see tegelikult ju kõik alguse saigi, et see tunne, et meil võiks olla kodus üks vahetusõpilane, kui tema tahaks tulla meie juurde. Ja see tunne sai sealt kõik alguse. Et selles mõttes see laps, keda meie esimest korda nii-öelda oleksime tahtnud valida, siis teda ma nägin ka hiljem mitmetes erinevates kohtades, et ta sai siit väga hea kogemuse ja arvatavasti oli väga hea pere juures ja eesti keel, mida ta rääkis, oli suurepärane. Ma arvan, et see oli igati vahva. Kas tema oli ka Jaapanist või kuidas? Tema oli ka Jaapanist, jah. Kas Jaapan oli mingisugune kindel faktor, mida te tahtsite või täitsa juhuslik? Kusjuures kindel faktor ta ei olnud, aga kui ma nüüd tagasi mõeldes, ta kuidagi tekitas uudishimu rohkem. Jah, et kui me ise oleme ka päris palju reisinud abikaasaga, lapsed ka, siis Jaapan on meie jaoks veel tundmatuma ja tundus, et see võiks olla selline midagi, mis mõlemale poolele siis annab. Ja kogu selle protsessi juures, kui te hakkasitegi valima Jaapani noort inimest endale koju, kas seal olid mingid hirmud ka või lihtsalt andsite minna? Ma ütleks, et pigem lihtsalt andsime minna, et hirmusid me ei osanud sellel hetkel tunda ja siiamaani ei oska tunda, et meil on väga hea kogemus ja igal juhul julgustame kõiki teisi sellist võimalust kasutama. Et pigem oli see selline ootus ja uudishimu. Okei. Ja kui sina olid põnevil ja su mees oli põnevil, kuidas lapsed sellesse suhtusid? Lapsed olid meiega kambas. Kui nad teada said, et me nüüd oleme päriselt selle otsuse teinud, et kas te olete ka päri? Loomulikult nad olid päri ja kindlasti see tekitas ka sellist elevust ju nende jaoks, et nad saavad omale uue sõbra, nad saavad omale võib-olla õe, kes jääb nendega päriselt elu lõpuni õe tasemel suhtlema, mis et ta on kusagil mujal, aga tänapäeval see kusagil mujal ei ole mingisugune küsimus. Ja kindlasti see ärgitas ka võib-olla rohkem sellest keelest ja kultuurist aru saama, et minu tütar on iseseisvalt õppinud jaapani keelt ja jaapani kultuuri huviline. Ma arvan, et tema kindlasti valmistus ka ja nüüd tänu Fuvale palju oma teadmisi saanud täiustada ja parandada. Nii kihvt. Kas nemad omavahel siis räägivad jaapani keelt või mis keelt nemad räägivad? Eesti keelt ja inglise keelt. Ja kui palju sina ja sinu mees ise Jaapanist teadsite? Sa ütlesid, et ei ole reisinud sinna, aga kas mingitest kultuurilistest normidest uurisite enne või midagi ikkagi aimasite või pigem olite avatud kõigele, mis tuleb? Pigem olime avatud kõigele, mis tuleb. Et pigem on sellised juurdeõppimised ja avastused olnud nüüd selle viimase 6 kuuga seotud. Et olen lugenud mitmeid erinevaid raamatuid ja ennast erinevate teemade, looduse, kultuuri ja palju muuga kurssi viinud, mida siis nüüd ongi hea Fuva käest üle kontrollida ja küsida, kas päriselt on nii või mida see ikkagi tähendab. Et ma arvan, et see õppimine on kahepoolne, et kui meie õpetame ja näitame kõike, mis siin meil on, siis ühtlasi on väga hea Fuva käest küsida, et kuidas siis teil päriselt on. Nii äge. Ja mis on sinu jaoks siiani olnud selline üllatav asi Jaapani juures, mida sa võib-olla ei oodanud või mida ta on välja toonud? Võib-olla see paiknemine, et mis minu jaoks oli ootamatu, oli see, et tõesti Jaapanis on kõike, et on ka sellist tõesti paksu lumega talve, millest ma ei teadnud, aga kõige suurem ja põnevam asi võib-olla, mida ma teada olen saanud, on see ikkagi maavärinate sagedus.
ja et nemad on sellega täiesti harjunud, et selline kas just igapäevane, aga korra nädalas võdisev jalgealune ja nii, et ka klaasid võib-olla kapis kõlisevad, et see on täiesti tavaline, et meie siin ei kujuta sellist asja ette, et aga lugedes selle kohta ja siis Fuvaga ka arutades, siis ongi see, et nemad on selleks valmis, nad teavad, mis siis tuleb teha, aga just see, et see tõesti igapäevaseks selliseks normaalsuseks saab, siis see on minu jaoks selline üllatav asi. Okei, see on tõesti midagi, millele ka mina nagu esimese asjana ei mõtleks üldse. Ja siin kõrval kohe, et mis on sinu arust Fuvale olnud sellised meeldejäävamad või meeldejäävamad erinevused, mida ta on siin Eestis märganud, õppinud? Kindlasti erinevad tähtpäevad ja suuremad ikkagi jõulud, aastavahetus, et jõulud sai sellel aastal maksimaalprogrammis kõik tehtud, sellepärast, et tema kodus niimoodi ei tähistata, et oleks jõuluvana pakkide andmine, kingituse lunastamine, päkapikud ja kaunistused ja kõik sellised asjad sinna juurde, et tegelikult see oli enda jaoks ka hästi tore meeldetuletus, et kui samamoodi sai tehtud siis, kui omal väiksed olid lapsed, kes esimest korda seda kõike läbi teevad, siis tegelikult oli nüüd samamoodi. Ja endal oli ka nii põnev, et kananahk tuleb peale sellest rääkides. Aga kindlasti, mis Fuva on veel välja toonud, on just inimeste vahelised suhted kogukonnas. Et kuna me elame maal sellises toredas kogukonnas, kus ümberringi elavad noored pered, lapsed mängivad oma vahel, vanemad saavad üle aia jutustades kokku, käivad üksteisel grillimas külas, teinekord sünnipäevadki sinna sekka. Ja kui vanast õhtul me üheskoos Kose keskväljakul saluuti vaatasime, siin oli kogunenud palju inimesi, oli melu, oli muusikat, oli imelist valgust, siis järgmisel hommikul Fuva ütles küll, et teil on siin nii tore, ma ei taha siit ära minna. Et just see, et inimesed hoiavad üksteist, tunnevad üksteist ja naabrid omavahel nii hästi läbi saavad, see on nende jaoks erinev. Et kui nendel pigem tekivad sellised sõprussidemed ja pigem suhtlus koolis ja töö juures, siis meil on lisaks koolile ja tööle siis ka tõesti naabrid, et tasub seda hinnata. Tundub, et igal pool nii ei ole. Nii äge. Mulle kõlab see väga hea reklaam Kosele. Ma peaks ise ka uurima, mis seal täpselt pakutakse ja toimub. Nii küüst. Ja siin võib-olla uuesti võrdluseks, et kui teda nagu üllatas see, et uusaasta ööl said kokku ja kõikidega tundsid ühendust, siis mis seal Jaapanis siis toimub üldse, kas uusaasta ööl ja seal, kus tema elab? Neil on seal tegelikult palju erinevaid tähistamise versioone. Niimoodi ma olen aru saanud ka tema sõpradega suheldes, et samamoodi jõuludega, et on perekondasid, kus jõule tähistatakse tõesti täpselt nii nagu meil. On perekondi, kus üldse jõule ei tähistata ja samamoodi aastavahetusega, et Fuva kodus on aastavahetus kindlasti olulisem ja suurem pidupäev, kui on jõulud, mis pigem kulmineerub sellise perekondliku õhtusöögiga. Aga aastavahetuse kommetest, mis minu meelest on hästi tore, neil on esimese päikese tõusu vaatamine mere ääres, et selleks sõidab perekond mere äärde ja varakult võetakse oma piknikuasjad sinna kaasa ja selline tore koos viibimine, et täiesti teistmoodi kui meile. Kõlab nagu tõusva päikesemaa. Jah, just. Nii küüst. Ja kus Fuva üldse üles on kasvanud või elab Jaapanis? Fuva ei ole Tokyost pärit, Fuva on maapiirkonnast põhja poole ja tunneb võib-olla siin meie juures Kosel maal ikkagi elades ennast üsna koduselt. Et on sarnane, et on ümber ikkagi palju loodust, ei ole suured majad, ei ole palju liiklust, saab ise käia, avastada, olla, minna loodusesse. Et see on tema poolt küll välja toodud ka kui suur väärtus. Nii äge. Ja siis, kui kas sa mäletad veel seda hetke, kui augustikuu saabus, kui Fuva alles tuli Eestisse, et kuidas see esmakohtumine teil üldse oli? Pisar tuli silma, sest lastel oli ette valmistatud üks tore eestikeelne laul ja kui nad seal kõik säras ilmselt ootusärevuses laulsid,
sest ega nemad ju ka täpselt ei teadnud, nad olid meid video või siis piltide vahendusel näinud, siis see ootus oli mõlemapoolne, et selline särin oli täiesti õhus ja kui meid siis omavahel kokku viidi, siis see oli äge, ma ei tea, mul tulevad ilmavärina sellest kõigest rääkides peale, et see oli samamoodi selline äratundmine, et jah, nii ongi. Ja nüüd me olemegi üks perekond, kes läheb siit mitte 4 koju, vaid 5 koju ja bibi. Kui äge. Ja kui see esimene päev kohtumine oli nii tore, kuidas see kõik lahti rulluma hakkas ja see kooselu toimima hakkas, et kui palju oli mingisugust reeglite rääkimist või mingit ümbersättimist, oma päevaplaani muutmist, oma koduharjumuste muutmist, et üldse oli mingeid selliseid asju? Ma ütleks, et pigem kujunes see kõik üsna loomulikult ja lihtsalt. Et muidugi me võtsime abikaasaga selleks esimeseks nädalaks omale rohkem aega. Minul vist oli puhkus isegi. Ja eelnevalt mõtlesime perega läbi, et mis me siis nüüd teeme, et olgu need esimesed päevad, esimesed nädalad, kooliks ettevalmistus, mis meil on tarvis osta, kus meil on veel vaja käia, kõik need kohustuslikud asjad ka, aga tegelikult see kujunes kuidagi hästi loomulikult, et ongi samamoodi, et kui mul on lastel 1. septembril tarvis uued asjad kaasa võtta, siis nüüd oli meil lihtsalt 3, kes ettevalmistust vajavad ja mingisugused sellised kodused reeglid kindlasti. Mõtlesime, et kas mida rääkida, siis tundus, et tegelikult on kõik nagu meil ei ole selliseid erilisi reegleid, mida tundub võib-olla, et peaks rääkima, et me muidugi tasapisi sedasi tõime neid vestlusesse sisse ja kohe selline aktiivne kaasamine, et kui me üheskoos midagi teeme, kui lapsed midagi teevad, aga ikkagi sellist õhku ja ruumi ja vabadust, et ei ole hommikust õhtuni ninad pidi koos, igaüks saab ise ka otsustada, mida ta tahab teha ja kõik sinna ju. Ja milline üldse on Fuva inimesena, noore inimesena? Kuidas sa kirjeldaksid teda? Hästi sihikindel. Ta teab väga hästi, mida ta tahab, teab, mida ta selleks tegema peab. Mõnikord on teda natukene vaja julgustada neid esimesi samme tegema. Aga see, et üks noor inimene on teisest maailma otsast otsustanud tulla siia meile Eestisse, millest ta väga palju varasemalt ei teadnud, tulla kusagile võõrasse peresse, kellest ta väga palju enne ei teadnud, et minu meelest see on meeletu julgus ja meeletu entusiasm, mis tegelikult ühes noores inimeses on peidus, et see, kui noor on nüüd meie peres, kui Fuva on nüüd meie peres juba kasvanud ja olnud, siis tegelikult me saame ainult seda julgustada ja kasvatada veel nii-öelda suuremaks, et kõik, mis sa teed, on maailm valla. Nii äge. Wow. Ja kui veel selle kohta natuke uurida, siis miks Fuva üldse tahtis Eestisse tulla? Fuval on endal hästi tore jutt selle kohta, et miks ta Eestisse tahtis tulla, oli kõigepealt lumi. Et siin on hea külm ilm. Kuigi sa ütlesid, et Jaapanis on ka lund. On. Aga ta seal, kuna ta ei ela päris seal päris põhjas, siis seda lund väga tihti ei näe. Ja see, et Eestis on kogu aeg lumi ikkagi talvel maas, see oli täielik teadmine. Okay. Et meil väga vedas ju tegelikult selles osas, et lumi tuli maha ja korralik talv oli imeliselt palju lund, oli külma, sai suusatada, sai kelgutada, sai uisutada. Siis see soov igal juhul lapsel täitus. Aga just see lumi ja see külm ilm tõi Fuva esimesena välja. Uskumatu. Täiesti uskumatu. Aga kas ta tuli siis kuidagi valmisolekuga, et tal olid kogu talveriided, kõik õiged paksused, kindad mütsid, sallid kaasas, või ta tegelikult ei saanud täpselt aru, et talvel peab ka rohkem kihte panema selga ja kõiki sugu asju? Pigem on see olnud ikkagi selline õppimisprotsess, et üheskoos riideid valida, neid spetsiaalseid talveriideid, millega meie siin ikkagi -20 ka hakkama saame, kelgutamas, suusatamas, et see on ikkagi üheskoos avastamine olnud, sest nii toredasti mul on meeles, see oli veidi enne jõule, kui tuli korraks lumi maha. Me tormasime hommikumantlitega õue, tegime esimese lumesõja seal ja siis otsustasime, issand, aga äkki see lumi läheb ära, et kui Fuva ütleb, et seda lund on siin umbes, ma ei tea, 10 sentimeetrit, võib-olla veidi vähem, et see on kõige rohkem lund, mis ta päriselt on näinud, siis
ei olnud kiire see otsus tulema, et suusariided selga, võtame kelgud ja lähme mäele. Nii me olimegi esimesed inimesed kohaliku künka peal ja sai meil need liud lastud. Ja see elamus või see kogemus, ma arvan, et see on küll see, mis meile samamoodi meelde jääb, et tunda rõõmu nii väikestest asjadest, meile nii loomulikest asjadest, et kui väiksed lapsed võib-olla tekitavad seda äratundmist rohkem, et tahaks rohkem käia ja olla, siis tegelikult ma arvan, et see ongi meeldetuletus endale ka ja sellise parema mina leidmine taaskord. Nii kihvt. Mida te veel perena koos olete teinud? Koduseid asju kindlasti. Erinevad toimetused, söögitegu, koristamised, külaskäigud ja me püüame mitte olla meelelahutajad. Okay. Aga see ei tähenda seda, et me ei käi ringi ja ei vaata, vaid pigem ongi see, et see on kvaliteetaeg kogu meie perele, et me tahamegi seda teha, me ei tee midagi väga ekstra, aga sutikene sellist kultuursust ja võib-olla ka meeldetuletust, et olgu need mõned meie lemmikkohad Eestimaa peal või mingisugune kultuuriprogramm, mis meile väga meeldib, siis sa ikka tahad seda ju sõpradega või lähedastele jagada. Et ma arvan, et see on oluline näidata ja tutvustada seda kohalikku kultuuri väljaspool kodu ka, et kui on kool, on jufuüritused ja sellised kodu ja sõpradega toimetamised, siis natuke ikkagi tuleb lisaks ka vaadata ja ma arvan, et seda me oleme toredasti jõudnud juba teha, mitmeid plaane ja mõtteid on veel, aga me tegime Fuva ettepanekul ühe toreda kaardi. See on Eesti kaart, printisime selle välja ja me märgime sinna kaardi peale üles kõik sellised toredad kohad, kus me käinud oleme. Praegu meil pigem on siis sealt Põhja-Eestist ida poole ja alla Lõuna-Eestisse palju käimisi, Eesti keskel ka käimisi ja tegemisi olnud. Okay. Et aga nüüd kevade poole siis tahaks sinna Pärnu poole, Haapsalu poole, võib-olla saarte peale ka veel jõuda, et vaadata ja käia. Aga et just see, et Fuva saaks ise ka aru, et kus miski tasub, mis need vahemaad on, ja tekiks selline kaardist kaardi lugemise võimalus ka. Okay. Ja kuidas te välja valite, et kuhu te lähete või kes valib neid ja tegevusi seal? Me oleme seda kõik koos teinud tegelikult, et me oleme palju asju ühildanud erinevate asjadega, kas või see, et kui me läheme vanavanematele külla, muidu kastud lähilinnast läbi, erinevatel sündmustel käies, aga kindlasti üks oluline asi oli, mis me mõtlesime koos Fuvaga, on see, et ta tahab näha ära Venemaa piiri. Käisime Narvas temaga, vaatasime Valastejuga, olime spaas, siis käisime seal ka looduses natukene matkamas, et sinna kutsusime ka ühe toreda teise perega kaasa ja lastel oli väga äge ja isa temalt said ka suhelda ja muljetada. Et tegelikult sellist käimist on ja just kui oskus see, et sa seodad erinevate asjadega, et tõesti, et kui juba teise Eesti otsa on minek, et olgu siis sünnipäev või mingisugune tööalane sündmus, kuhu saab kogu perega minna, siis miks mitte. Nii tore. Nii kihvt, kui saab nüüd ühendada ka. Kui sa ikkagi ütlesid, et te olete päris palju perega koos teinud Kose vallas või seal Kosel, kus te elate, on hästi palju naabritega suhtlust. Kuidas ta koolis on vastu võetud? Kuidas tal seal läheb? Ma ütleks, et väga hästi. Et kool on meil hästi palju abiks olnud. Fuval õnnestub eesti keelt õppida näiteks koos algklassidega. Lisaks oma 9. klassitundidele siis. Ja ma ütleks, et Fuva on väga populaarne, et esimestel päevadel ta sai värvatud kohe kooli rockansamblisse, Fuva liitus kooriga, õpib muusikakoolis veel lisaks sellele, et tegelikult neid võimalusi on ja kõik ka klassiüritused, minu meelest ta naudib seda väga, et saab koos teha, on hoopis teistmugused asjad, mida nad oma klassiga muidu võib-olla teeksid oma koolis Jaapanis, siis ta võtab küll täiega viimast sellest. Ja mis keelest nad omavahel räägivad seal koolis ja peres teil kodus ka? Koolis tegelikult suhtlus on, ma ütleks, et laste vahel pigem ingliskeelne, sest eks lapsed tahavad ju ka ingliskeelt praktiseerida, aga kui jälle meelde tuletada ka sõpradele ja sõbrannadele, et saate väga hästi eesti keeles ka juba hakkama, siis tuleb seda ka. Omavahel kodus pigem me suhtleme ikkagi eesti keeles, kuigi keerulisemad või sellised
olulisemad teemad, teinekord räägime ka inglise keeles läbi, vahel läheb meelest, hakkad kiiresti rääkima, pikk jutt on juba räägitud, siis mõtled, issver, ma oleks pidanud ju rääkima eesti keeles ja rahulikult seda. Aga no mõnikord ongi lihtsalt see, et ka tööst sõltuvalt läheb kuidagi sinna inglise keele peale üle. Aga kuidas ikkagi mina olen kuulnud, et võrreldakse, et jaapani keel ja eesti keel on nagu natuke sarnased, sest grammatika on sarnane, et ju siis on lihtne õppida neid oma, nagu võib-olla on lihtne õppida. Kuidas tal on, et kas ta pigem peab eesti keele õppimist lihtsaks või on ikkagi üpris keeruline? Üpris keeruline on ja peab seda keeruliseks. Samas mul on tegelikult tunne, et ta oskab väga hästi ja julgen teda kiita ja julgustan igal juhul, et pigem on see selline tagasi rääkimise julgus, mis võib-olla on ka teistel inimestel, kes ei ole eesti keelt emakeelena kõnelevad, et see arusaamine on väga paljudel olemas, aga just see, et kas ma ütlen õigesti, kas see kääne on õigesti, kas see sõna või see lõpp on seal õige, et see eksimise kartus on suur. Okei. Aga kas sa oled märganud, et kuidas sellest üle saada või kuidas mingit nippe või mis sa oled kõrvaltvaatajana? Vaata, kõrvaltvaatajana on alati kergem vaadata, märgata. Kas sa oled ka midagi mõelnud, et no kui te ometi nii teeks või midagi? Pigem ma arvan, et ongi julgustus ikkagi see igapäevane suhtlus. See, et ta näeb, et ma saan temast aru. See, et ma julgustan, et ära vasta mulle palun inglise keeles. Ma tean, et sa saad eesti keeles vähemalt pool selle mulle selgeks tehtud. Siis ma arvan, et just selle hea kogemuse tõttu, et kui keegi mõistab, me räägime samad keelt, saab ka kehakeelt kasutada, käsi, jalgu, mida kõike, siis ma arvan, et see ongi igal juhul selleks julgustuseks, et võib-olla sellist keele grammatika kontrolli kindlasti tegema ei pea, et ei, sa ütlesid nüüd seda valesti, seda ei taha keegi kuulda, aga kui sa juba julged suu lahti teha, siis see on juba minu meelest täiesti võit omaette. Ja ma alguses mainisin, et sul on ka kogemus olla keele mentoriks Integratsiooni Sihtasutuse kaudu. Kuidas, räägi sellest kogemusest natuke ka ja kas oskad mingit paralleele tõmmata siin selle keele õppimise ja keele kogemusega? Ja eelmisel aastal ma olin keelementoriks, see on siis keelesõber, kes aitab eesti keelt õppida tahtval inimesel just leidagi see motivatsioon ja julgus keelt igapäevaselt kasutada. Ja minu keelesõbraks oli üks vene keelt emakeelena rääkiv naine, Natalia. Tänaseks me ei ole enam keelesõbrad, me oleme sõbrad, kes saavad omavahel rääkida maast ja ilmast. Ja hästi tore oligi tema selline kommentaar paari kuu mööduses, et mul on hea meel, et minust saadakse aru, et mul on see julgus, et ma teen oma suu lahti ja ma räägin vastu. Et ma arvan, et see ongi see kõige suurem väärtus seal. Et kui me vaatame kulmkortsus kellegi peale, kes proovib, ta päriselt proovib, ja on leidnud selle julgus, et ma tahan keelt rääkida, aga kui me seda grammatika kallal võib-olla nuriseme, siis ta ei tahagi teinekord proovida. Et just see, et keegi saab minust aru, ma saan hakkama, ma arvan, et see ongi julgustus. Ja kui me tõesti räägime samad keelt, siis on ju kõikidel inimestel elu lihtsam. Meil on vähem probleeme, möödarääkimisi, et kui need esimesed sammud juba on tehtud, ma arvan, et siis saab sealt edasi palju lihtsamalt ja palju kiiremini. Ja kui sa olid see keelementor või keelesõber, siis sina ei õpetanud talle konkreetselt nagu keelt, eks ole? Te lihtsalt suhtlesite või? Jah, selle keelesõpruse mõte ongi kord nädalas oma keelesõbraga kokku saada, ehk siis 2 keelesõpra saavad kokku, üks oskab paremini, teine tahab õppida paremini rääkima ja rääkidagi elulistel teemadel, igapäevastel teemadel, olgu see reisimine, toidutegu, perekondlikud suhted, millest iganes. Lihtsalt see, mis hetkel tundub aktuaalne, tundub oluline ja lihtsalt vestelda, sest päris inimesega rääkida ilma, et keegi sind kritiseeriks, ma arvan, et see julgustab. Ja minu kogemus ja Natalia kommentaar selle peale, et ta saab paremini hakkama, julgeb rääkida ja nagu me nüüdki omavahel suhtleme, siis minu meelest see edasiminek on lihtsalt olnud meeletu. Nii äge. Ja sa näed kohe, et tema elule on see
avanud uksi või kuidagi mõju on suurem, eks ole, tänu selle keelele, kui ta elab Eestis. On küll ja ta ise tunneb ennast rõõmsamana ja just need võimalused panustada kohalikku kogukonda, kohalikku ellu, et need on kindlasti avardunud ja see selline see väline pilk või see tunne, et mind vaadatakse hästi ja eestlase jaoks on oluline, et sa proovid seda eesti keelt rääkida. Kui sa teed need esimesed sammud, siis sa juba tegelikult oled omale ju sõbrad või kamradid leidnud ja seda Natalia kogemus küll täiesti kinnitab, et minu meelest see on äge. Just. Ja kui nüüd Fuuvale mõelda, kas sa arvad, et Fuuval on ma ei tea, kergem olnud selles suhtes, et ilmselt peale vaadates juba näeb, et ta ei ole siin kohalik ja inimesed on parema meelega räägivad inglise keelt või kuidas siin kohalikud suhtlevad, kui tema hakkab ka eesti keeles rääkima? Kui Fuuva räägib eesti keeles, siis loomulikult püütakse rohkem temaga ka eesti keeles rääkida, aga see esmane kontakt võib-olla sageli on ikkagi ingliskeelne, et lihtsalt siis on endal lapsevanemana võib-olla ka vaja julgustada, et me saame tegelikult eesti keeles hakkama küll. Et eks läbi igasuguse kogemuse tegelikult see ju areng toimubki, et kui me toome neid kogemusi, seda sõnavara, silmaringi sinna sisse, siis ma arvan, et see õppimine toimub palju kiiremini. Ja kas sa sealt mentori, sõbra programmist võtsid mingisuguseid konkreetseid nippe ja tehnikaid ka kaasa, et mida Fuuvaga rakendada või pole see päris selline üks-ühele asi? Pigem ma ütleks, et see ei ole üks-ühele asi, küll neil on aga toredaid materjale Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel, millega võib-olla tasub tutvuda ja metoodikaid ja selles mõttes ka toredaid abivahendeid, et olgu need siis kas märkmikud või mõned mängud, et selliste asjadega saab kindlasti aidata kaasa, et just see õppimine oleks mänguline, et oleks lihtne, lõbus ja igapäeva eluosa. Ja kui sina ja sinu pere ja kõik eestlased aitame Fuuvat siin eesti keele õpingutega, siis mida on tema õpetanud nüüd teile Jaapani kultuuri kohta, mingid toite või asju? Ma kuulsin, et teil on olnud juba teetseremoonia ja on õpetanud mingid toidu tegemisi, et räägi nendest ka. Kõigepealt ma arvan, et ennekõige on su kogemus õpetanud kannatlikkust ja kindlasti andnud ka selle kinnituse, et vahet ei ole, mis keeles me räägime, kui me proovime üksteisest aru saada ja räägime samal lainel olles seda sama keelt ja proovime muidugi ka eesti keelt rääkida, siis see on see kõige suurem võib-olla väärtus olnud selle asja juures. Samas igasugused silmaringi avardavad kogemused ju kuuluvad selle aasta juurde, et üheskoos toidu tegemine, erinevate tähtpäevade tähistamine, et hästi tore kogemus oli meil veebruaris, kui me tähistasime Setsubon, mis on selline tore kevade, üks kevade alustamise tähtpäevadest, kus tuleb majast halvad vaimud ja energia välja ajada ja siis head sisse kutsuda. Ja sinna juurde siis kuulusid erinevad toidud, tuli visata herneid nii välja kui ka sisse. Ja üks hästi vahva asi oli, mida meil võib-olla päris nii ei õnnestunud teha, oli toitumine. Mis me tegime sinna juurde oli ehomaki, mis on siis üks selline nagu makirull, millel on kindlad koostisosad seal sees ja seda süües tuleb täiesti vait olla. Et see oli väga huvitav kogemus, et see tekitas selliseid toredaid naerupahvakuid ja lõpuks me võib-olla päris vait ei suutnud olla, siis me kirjutasime paberi peale ja küsisime ja rääkisime midagi hoopis nii. Ma ei tea, kas see päris nii peab olema, igal juhul meil oli väga lõbus. Ja sellised toredad asjad sinna juurde, et toidu tegemine, ma arvan, on see, mis igal juhul ühildab, et ongi see tore ütlus, et armastus algab kõhu kaudu. Ma arvan, et see, et meie tutvustame siin oma toitusid, nii on Fuuva tutvustanud meile ka.
aga tegelikult on mõne asja puhul päris keeruline, sest neid koostisosasid ja aineid ei olegi meil alati saada, et siis tuleb mõnikord nii-öelda kombineerida ja omast tarkusest midagi asemele mõelda, et kas sobib, Uva vastab siis, ajab asja ära. Okei. Ja kuidas Fuuvale on Eesti toit meeldinud? Ma ütleks, et hästi, et kuna meie võib-olla menüüsse kuulub palju erinevaid roogasid, mitte ainult Eesti köögist, siis on silmaringi avardanud seeläbi ka. Aga Eesti toitudest kannaklimbisupp meeldib talle väga. Et see klimbi tegemine oli kannaklimbisupp avastamine, et see on Eesti üks ka rahvusroogadest. Olgu, ma ei teadnud. Mina ka ei teadnud seda, aga see oli ühes toredas Eesti raamatus. Tegime siis kannaklimbisuppi, lastega esimest korda klimpe. Õnnestus. Nüüd on jäänud menüüsse ka. Sülti väga ei tahaks, aga verivorstid ja kõik sellised jõuluroad ja kama ja need asjad on nagu väga okei. Väga kihvt. Ja kuidas see, aga see riis, mis tundub, et see on nagu, läheb nii Jaapaniga kokku, kas ta peab iga päev riisi sööma või siin on kartul, käib ka? Siin käib kartul ka ja tegelikult isegi mõtleks, et võib-olla seda riisi meil menüüs on vähemalt korra või 2 nädalas, aga kartul ja erinevad aedviljad sinna juurde ja supid ja grillid ja asjad, see on nagu põnev olnud, et me teinekord mõtlemegi koos, käime me erinevaid retseptiraamatuid läbi, et no mis sa tahaks proovida, et mida sa veel ei ole proovinud. Ja koos täitsa seda katsetada ja meisterdada ja sinna juurde kogu see protsessi nautimine, ma arvan, et see on mõlemale poolele äge olnud. Kõlab nii põnevalt. Okei. Kogu selle vahetusaasta jooksul ja selle Fuuvaga kokku kasvamise, üksteise tundma õppimise jooksul, kui palju sa oled vanematega suhelnud või kontakti hoidnud? Tegelikult oleme suhelnud päris palju, rohkem kui korra kvartalis. Ma mõtlen rohkem kui korra kvartalis, et alguses pigem kirjadel, kui üht-teist oli võib-olla vaja kooskõlastada ja tundus kuidagi võib-olla niimoodi lihtsam. Ja kuna tegelikult ka Jufu soovitus oli ikkagi, et alguses las ta kohaneb siin teiega, et teie olete siin kohalik isa ja ema ja kõik mured ja rõõmud jäävad ju siia, siis see tundus hästi loomulik. Aga ma mõtlen, et peale veidi enne jõule või siis, kui erinevad tähtpäevad ikkagi on olnud sünnipäevad, siis me helistame ja räägime, ma ei tea, 1-1,5 vähemalt. Et on tore kuulda, kuidas neil läheb, rääkida, mis meie vahepeal teinud oleme. Ja kuna Fuuva pere võõrustas eelmisel aastal Eesti vahetusõpilast, siis saime ka temaga tuttavaks ja kogemusi jagatud. Nii et minu meelest see on hästi vahva. Nii et igal juhul me oleme omavahel küllakutseid juba saatnud ja ma arvan, et see saab ikkagi teoks ka. Nii äge. Kas siis, kui sa ütlesid, et eelmisel aastal oli nende peres Eesti vahetusõpiline, kas siis Fuuva elas koos seal eestlasega juba või? Jah. Okei. Ehk siis ta siia tulles ta juba midagi aimas, et mis siin Eesti sees ootab? Midagi aimas, kuigi ma olen küsinud tema käest ka, et kas see, et teie peres elas nüüd Eesti neiu, et kas see oli määravaks, siis see otsus oli tal varem tehtud, et kui sai sealt valida, et ikkagi see külm ja lumi, mis teda võlus, et mul on hea meel, et ta seda tõesti sellel aastal maksimaalkoguses nautida sai, aga ikkagi selline, ma arvan, et abiks, et natukene sisse viia sellesse, et mis meid siin ees on ootamas ja kuna nad omavahel ju ka ikkagi suhtlesid selle ja suhtlevad siiamaani selle kogemuse ja vahetuse käigus, siis ma arvan, et see on toeks olnud. Nii põnev. Kui sa praegu jälle rõhutasid, et talle ikkagi meeldis talv ja külm, siis siin Eestis me tihti talvel tegeleme ka taliujumisega ja saunas käimisega, et kas ta neid on ka proovinud ja kuidas talle need meeldivad? Saunas käime, see talle väga meeldib ja ta on lummehüppeid ikkagi ka juba teinud, et need olid ekstreemsed, aga põnevad. Taliujumist me teinud ei ole, seda ma vist ei julgeks ise. Aga küll sai meil sügisel üsna hiljuti,
mitte hiljuti, aga sügise alguses, siis kui ilmad ikkagi olid täitsa jahedad juba, et sai ujumas käidud ja nauditud, nii et jahedat vett ja lund sinna sekka ka. Okei, väga äge. Ja kas, kui ta tuli siia, kas temal olid mingisugused ootused, mis ta kindlasti Eestis tahab näha, kogeda, eriti kui ta siis selle Eesti vahetusõega elas koos ja kuulis seal Eestist asju? Fuva tuli toreda nimekirjaga Tallinna kohta, mis vahetusõde oli talle siis kaasa andnud, et kohad, mis kindlasti väärivad külastamist. Ma arvan, et kõik nendest on nüüd küll saadud külastatud, võib-olla veel paar muuseumit on sealt väljas ja mõned mõtted selles mõttes on kindlasti veel endal ka, et kuhu kindlasti minna tahaks, mis võib-olla ei ole sellised päris võib-olla mainstream turismi informatsioonis kirjas, et lihtsalt mõned sellised looduslikumad kohad ja näiteks, kas sa oskad juba tuua? Praegu ma mõtlen, kuhu me kindlasti tahaks minna. Võib-olla äkki on ka turismiraamatus kirjas kusagil, et miks lauluväljakule minna, et neid laulukaare alla. Et et mis seal ikkagi toimub, mis tunne seal on, kui sa oled ära käinud, et me oleme ju kuulsad oma laulupidude ja tantsupidude poolest, et lihtsalt ka sinna laulukaare alla minna ja laulda. Et ma arvan, et see on selline tore asi, aga ka lihtsalt sellised mõnusad jalutuskäigud, mööda Kalamaja, mööda Kadriorgu, minna kuskile kaugele sinna Kaberneeme kanti, vaadata neid suuri kive Käsmus, et kõik sellised asjad, et mõned asjad on nendest juba tehtud, aga sellised meie jaoks igapäevased või kas just igapäevased, aga tavalised toredad asjad lihtsalt, et tuletada endale ka meelde, et jaa, seda võiks ju tegelikult teha koos ka. Jah, tavalised asjad hakkavad tunduma erilised järsku. Nii tore. Sa ütlesid, et seal uusaasta paigus, kui te käisite saluti vaatamas, et siis ta ütles järgmine päev, et ta ei tahagi ära minna. Kuidas praegu on või kuidas selle koduigatsusega üldse on olnud? Ma olen üllatunud, et seda koduigatsust ei ole. Ja kuidagi selline mõnus olemine ja lihtne koos olemine täpselt ongi see, et teeme üheskoos asju, aga samas on ka igaühel oma tegemised ja oma elu, et ei pea alati kõike koos tegema, aga on see võimalus liituda. Mõned asjad on, muidugi õhtusöögid, näiteks pere istub koos lauas, räägib juttu tehtust ja olnust. Aga just sellist vabadust, ma arvan, on ka oluline sinna sekka lisada, et siis see kulgeb kuidagi rahulikult ja mõnusalt, nii et tegelikult ju pererütmis midagi väga ei muutu, lihtsalt üks tore laps on juures. Kui sa ütled, et pererütmis midagi väga ei muutu, kas sa tunned, et sinu jaoks on midagi muutunud selle aastaga, et mis sinu jaoks on olnud suurimad õppetunnid või sellised arengukohad? Nii nagu ma enne ütlesin ka, siis just see kannatlikkus, see kindlasti on saanud täiendust, vähem kärsitust nii-öelda ja just see samal lainel olemine, et kui me ei tule samast kultuuriruumist, asjad ei tundu ilmselged või arusaadavad alati, on täiesti teistsugused käitumismustrid, siis ma arvan just see, et selleks, et me saaksime asjadest omavahel hästi aru, on oluline kommunikatsioon, on oluline rääkida, on oluline selgitada ja seda võimalikult lihtsalt ja hästi teha. Ma arvan, et see on kindlasti selline oluline õppetund mitte ainult mulle, vaid kogu perele ja Fuuvale samamoodi sinna juurde, et kui me tahame, et kõik see elu meil hästi toimiks, siis me omavahel räägime ja suhtleme, selgitame, avame. Kõlab väga hästi. Ja kui praegu kuulab mõni pereema, mõni või lihtsalt pereisa või keegi teine, kes mõtleb, et võiks võtta ka endale Jaapani noore aastaks elama või mõnelt muult maalt vahetusõpilase, mis on sinu jaoks, sinu arust kõige tähtsam, mida nad võiksid teada või nõuanded? Ma arvan, et oluline ongi see valmisolek, päriselt valmisolek, et sa oled valmis lisaks oma kodule ka südame avama, et see ei ole hotelliteenus, mida sa pakud, et on hommikul toit ja soe tuba, vaid sa oled päriselt valmis kuulama, kaasa mõtlema,
rõõme jagama, kurbuse korral abiks olema, täpselt nii, nagu sa oled oma lastele. Et kui sa seda oled valmis tegema ja kui sa leiad selle tunde nende noortega esmalt küll ju ainult pilti vaadates ja lühikest kirjeldust vaadates, kui tekib see õige tunne, siis ma arvan, et sealt edasi läheb asi juba lihtsalt, et avad oma koduuksed, avad oma südame ja püüadki olla enda parim versioon. Kõlab väga hästi. Ja sa ütlesid, et alguses ka, et su tütrel oli juba eelnevalt suur Jaapani huvi ja võib-olla temagi tahaks minna vahetusõpilaseks Jaapanisse. Siis tekikski või kas see on nagu kindel plaan või sealt tekikski väga põnev dominoefekt, et eestlane käis Jaapanis peres, sealt perest tuli siia Eestisse, siit samast Eesti perest läheb järgmine Jaapanisse ja see on väga põnev. Ma arvan, et täitsa niimoodi siia tegelikult võiks olla, et kindlasti oluline koht on ressursid seal kohal, et kuna vahetusõpilaseks minemine ei ole kõige soodsam lõbu, siis tuleb mõelda kõigepealt ka seeläbi, et kas see on võimalik. Kui laps on selleks soovi avaldanud, küllap leiab ka need võimalused, et tänapäeval on ju toredaid noori, kes üsna sageli kirjutavad erinevatesse organisatsioonidesse, kes siis on ka abiks. Aga ma arvan, et see valmisolek minna, kas see on siis vahetusaasta nüüd õpilasena või on see üliõpilasena või ka see, et ma lähen lihtsalt teen ühe lihtsalt puhkeaasta kusagil peale kooli lõpetamist või ülikooli või otsustan alustada tööd. Ma arvan, et see julgus juba iseenesest väärib tunnustust, et tegelikult igale poole on toredaid inimesi vaja, nii nagu meil on siin vaja toredaid inimesi appi tööturule, rikastama meie silmaringi, julgustama, nägema neid uusi võimalusi ja just ka see võib-olla see võõra viha vähenemine on siin oluline märksõna, et kui me näeme, et need inimesed, kes seal teisel pool maakera on täpselt sama toredad ja ägedad nagu meie ja me saame nendest aru ja me püüame ühel lainel olla ja oskame ka aktsepteerida nende erinevusi, siis ma arvan, et on kõikidel tegelikult oluliselt lihtsam. Aga just see valmisolek, et ma võin minna ja tänapäeval, kui neid võimalusi maailma avastada on, siis läheks ju isegi teeks rohkem võib-olla. Ja kuidas sinul oleks tunne, kas sul on nagu julgem tunne oleks oma tütart saata aastaks välismaale või sul enne juba tundus, et muidugi ma saadaksin, pole probleemi või see ikkagi, et kodus on olnud jaapanlane, nüüd tean riigist rohkem, et nüüd Jaapanisse võiks kindlasti saata, aga teisi riike vaatame või kuidas sellega on? Ma arvan, et ma oleks julgenud juba ka varem, aga nüüd see, et ma tean sellest riigist, sellest kultuurist veidi rohkem, mu silmaring on avardunud, et ma arvan, et see annab sellise lisatõuke. Aga samas meie väiksem laps Sten Silver on otsustanud, et tema tahaks näiteks Lõuna-Ameerikasse minna. Palju ta sellest teab, mis seal ees ootamas on. Ta on kuskil filmis näinud ägedaid kohti, muusikat kuulab sealt teinekord, siis mõtledki, et kui juba 9-aastane leiab sellise mõtte, et ma arvan, et see on äge. Ja just see üksteise nakatamine selle positiivse pisikuga, et maailm on valla, et kui sa tahad avastada ja tahad midagi põnevat teha, siis ma arvan, et see on vahva. Nii äge. Vaat Sten Silverile soovitan siis kuulata UFO Eesti podcasti erinevaid saateid, kus on külas käinud vahetusõpilased, kes ongi aasta aega Lõuna-Ameerika eri riikides veetnud. Natuke tuleb lihtsalt veel kasvada, aga ma arvan, et see julgus ja see tahtmine ei kaua ära, nii et ja, siis tal on mitmed aastad aega kuulata. Veidi, jah. Ja. Sa just ütlesid ka seda, et sul endalgi tekiks juba nagu huvi ja kihk minna ise kuhugi niimoodi, aga kui olekski selline maagiline võimalus, et sa saaksid minna vahetusõpilaseks ise, mis riiki sa täna läheksid? See on väga huvitav küsimus. Mingil määral ma olen olnud seotud Saksamaaga, et see ei olnud küll vahetusaastad, aga vahetusnädalad. Ja juba need olid väga silmaringe avardavad. Aga kui nüüd ise valida, ma ei tea, Islandile võib-olla, see tundub kuidagi siukene veidi müstiline, et tahaks sellest rohkem teada saada, et võib-olla seal lapsena ringi vaadates ja kuskil peres, ma arvan, et see ongi just see, et sa näed päriselt, kuidas asjad käivad. Ja ka täiesti teine keel, täiesti teine loodus. Just. Aga
väga põnev valik, ma ei olegi seda riiki vist kuulnud, et keegi ütleks siin podcastis. Okei. Nii et jumala äge. Vot, siis me oleme päris palju teemasid katnud. Kas sa ise tunned, et siia tulles, et oli mõni teema või kogemus või nüanss, mida sa tahaksid ka praegu välja tuua ja veel lisada siia? Me oleme hästi paljudest asjadest rääkinud, aga võib-olla tooks ikkagi välja selle, et see julgus panustada, see äratundmine, et seda tasub, kui võib-olla see kohe ei teki, siis uuri vähemalt asja, tutvu nende võimalustega, kuidas see käib ja kindlasti mõtle selle peale, et see on silmaringi avardav kogemus mitte ainult sellele noorele, kes tuleb kusagilt teisest kaugest riigist, vaid see on silmaringi avardav kogemus sulle endale ja südant avardav samamoodi, et kedagi omaks võtta, kedagi ikkagi armastama hakata, siis ma arvan, et see on üks imeline tunne lihtsalt. Ja see julgus võib olla ka see, et sinu enda lapsed ja sina ise oled oodatud, kuhu iganes sa lähed, kui sa tunned ennast vabalt ja julged panustada ja just see esimese sammu tegemine, et see ühele keelelisele lainele jõuda üritamine. Et ma arvan, et siis on kõik lihtsam, kõik teed on lihtsamad avamine. Kõlab väga-väga hästi. Ja viimaseks ma küsin, et kui sa sellele aastale Fuvaga tagasi mõtled või sellele perioodile, mis praeguseks hetkeks on olnud, siis mis on mingisugused pärlid, mingid erilised hetked, mida sa jääd igatsema või tunned, et vot see oli see väga tore hetk selle aasta jooksul? Need on üsna sellised naljakad hetked, võib-olla mida alati ei saagi sõnadesse panna, et miks see nii oli või et kuidas. Pigem just sellised ühised naerma pahvatamised, olgu siis me kahekesi või ma näen lapsi. Ja järsku on tuba rõkkamist täis ja see tunne ja see kogemus ei lähe meelest ära, et aga millest see järsku sündis. Mõnikord see ka nagu ei tea, et kõik lihtsalt naeravad ja nii tore on. Ja võib-olla see jõulude asi kindlasti jääb ikkagi ka meelde, et see oligi täpselt see nagu enda lastega, kui nad pisikesed olid, et maksimaalselt kõiki neid asju tutvustada ja avada ja see jõulumaagia lihtsalt see jõuab sulle endale ka rohkem südamesse ja kõik need tegemised, see on äge. See on tõesti äge ja kui sa saad seda tutvustada ja see vaimustus ja see sära seal silmades näha, siis ma arvan, et see on korda läinud igal juhul. Nii äge. Nii, ma näen, kuidas su silmad lähevad särama ja kuidagi siuke positiivsuse laine tuleb, nii et ma arvan, et see on väga hea koht, kus otsad kokku tõmmata ja see saade vaikselt siin lõpetada. Ühesõnaga, mul on väga hea meel, et sa tulid minuga siia saatesse rääkima. Mul on väga hea meel, et te kuulasite ja kui sina kuulaja praegu mõtled, et tahaks veel kuulata, siis sirvi julgelt siin podcasti äppis, kus sa oled, üles-alla, otsi veel mõni saade kuulamiseks. Ja kui sul tuleb meelde mõni tore lähedane sõber, kes on ka rääkinud või maininud, et tegelikult võiks ju ka vahetusõpilase võtta, siis tuleta talle seda meelde, jaga julgelt seda saate linki edasi ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau!